tere tulemast Valguse looja kanalile. Tänases kaardivideos küsime, mida universum sulle hetkel peegeldamas on. Panin talle valmis 2 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks sellised huvitavad esemed. Esimeseks valikuks on selline armas ingel ning teiseks valikuks on selline tore külluse elevant. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, kumb grupp sulle siis paremini resoneerub. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Ja ma kõigepealt siis segan sulle klassikalised tarokaardid. Nii, tere tulemast siis esimesele grupile. Sina, kes sa valisid selle armsa ingli, tajun sellist inglite toetust, kaitseingli kohalolu, hästi selline nagu mõnus, pehme, kerge energia tuleb seoses selle ingliga. Aga vaatame siis taropeegeldusi. Nii, kõigepealt tuleb sulle baasikaart. Baasid on üldjoontes sellised sõnumitoojad, aga õhuelemendi baas on justkui ka selline seotud sellise sotsiaalmeediaga, võib-olla justkui sinuga jälgimisega mingis mõttes. Sulle tuleb ka tornikaart. Torn vihjab sellistele äkilistele muutustele, võib-olla mingitele raputustele. Midagi muutub üsna kiireloomuliselt, aga see muutus on tegelikult sinu suurimaks hüvanguks. Vaatame, millega see muutus seotud on. Siin võib tulla tähistamist, pidustusi, oluline on ka selline sõprade ring, sõprade toetus sulle. Tuleb ka õnneratas ehk siis suure arkaani kaart. Saatuse ratas võib siin vihjata sellele, et midagi on sulle saatuse poolt justkui määratud. Sinu nii-öelda õnneratas pannakse paremini veerema. Sulle tuleb ka kuninganna, kelleks on siis veeelemendi kuninganna, vähk skorpion kalalt tahab hetkel tähemärkidest läbi tulla. Siin on selline hästi pehme ja malbe olemusega siis naisterahvas, kes hoiab enda käes seda armastuse karikat. Selle naisterahvale on iseloomulik selline empaatilisus, tundeküllasus. Ta on selline väga lahke ning suuremeelne. Tajun siis jah sellist armastuse voogu ja armastuse justkui vastuvõtmist sellisel puhtal kujul, et ümber selle naisterahva on ka siin imekaunid justkui lootuse õied, et midagi on avardumas, midagi tahab rohkem nagu õide puhkeda. Siin on jah selles suhtes mingisugused muutused tulemas, võib-olla mida sa ette ei näe, mis tulevad sulle mõnevõrra siis jah ootamatult või võib-olla natukene selliselt ehmatavalt. Sest torn on alati selline hästi selline nagu sirgjoonelise energiaga kaart, mis ütleb, et justkui välk selgest taevast tuleb midagi sinu poole. Ja see olukord või situatsioon muudab nii palju, et õhk läheb selgeks, õhk läheb klaariks. Vaatame edasi. Et tarokaardidest on üsna sellised positiivsed kaardid tegelikult tulnud, et see torn võib-olla võib tunduda selline natukene ehmatav, aga ma tajun seda, et kuna siin on tulnud paralleelselt nii õnneratas kui siis see karikate kuninganna, siis see seostub ikkagi justkui südamega ja südame teemadega ja paremate võimalustega justkui armastuses ja armastuse voos. Siin võib tulla jah see, et keegi võtab sinuga ühendust, aga samas siin võib olla nagu soov kõigepealt justkui testida, kas see olukord on soodne, kas vesi on külm või soe. Aga võtame siis suhtedünaamika osas ka siia täiendavaid kaarte. Mida peegeldab sulle universum siis hetkel suhtedünaamika kohta? Nii. Ja tulemus on sellised südamesse vestlused, et keegi tahab sinuga rääkida väga ausalt, südamest, võib-olla midagi justkui südamelt ära. Ja siin on ka soov justkui rääkida tõesti tunnetest ja väga selliselt ausalt, autentselt, puhtalt, ilma siis justkui varjamata, et julgus olla aus.
koos teineteisega. Võtame siis ühe haldjakaardi veel siia. On tulemas mingit laadi selline ilus moment, mis võib tullagi sellise kingituse näol, ühiste hetkede näol. Et siin on öeldud, et tuleb kingitust kellegilt eriliselt ja see toob sellise nagu sära silmadesse. Võtan siia mõned oraakli-kaardid. Nii, palun siis selgeid, puhtaid sõnumeid. Väga huvitav on see, et siin tuleb kaart, mis räägib nagu vältimisest või eraldatusest, vaikusest, ignoreerimisest. See on hästi selline ebamugav olukord. Siin võib olla seotud mingit laadi toksiline suhtemuster, mis on hästi trigerdav. See suhtedünaamika võib olla ka seotud rahaga. Siin võivad olla mingit laadi siis probleemid või mured seoses siis finantsidega, tööga. Et midagi siin piirab seda armastuse voogu. Et kuidagi see võib olla sõltuvussuhe kellelgi, keegi on sõltuv materiaalselt justkui kellegist. Ja see suhe, mis baseerub justkui materiaalsusel või kohustustel, on mingis osas tegelikult toksiline ja selline sõltuvuslik, mis on ka tekitanud siin sellise triggeri või jah, sellise nagu olukorra, mis võib-olla justkui tekitab ka sellist justkui võitlust või konkurentsi või sellist arusaamatusi. Tahaks võtta siia veel mõned täpsustavad kaardid selle suhte dünaamika kohta. Siin on eraldatus, mis tekitab sellist kurbust, palju sellist teineteisele mõtlemist, ka selline teadmatus tuleviku ees. Ja tulebki sarnane kaart, nagu meil esimeses reas oli see torn, et äkilised muutused ja mingid laadi uudised on sinu poole teel ja see olukord tuleb üllatusele. Ja siin on näha seda transformatsiooni. Süda vajab veel tervendamist. Kõvasti on siin haiget saadud, ja selline kaotustunne, teadmatus. Ja väga huvitav, et siin tõesti tuleb 2 murtud südat lausa kõrvuti. Toksiline sõltuvusmuster või toksiline sõltuvuslik suhe, mis vajab tervendamist, süda vajab tervendamist. Ja siin on tõesti 2 murtud südant. Siin on palju muret, palju sellist kurbust ja ma pean välja ütlema, et siin on mingit laadi sõltuvus või sõltuvuslik suhtedünaamika seotud. Et seda hetkel siis universum sulle siin peegeldab. Mida siis teha selles olukorras? Palun siis nõuandekaarti. Nõuandekaarti siis ingritelt. Kuidas siis edasi liikuda? Soovitust. Soovitusena tuleb siin selline tasakaalustamise kaart, milleks on siis hüvangu kasv ja head uudised. Midagi kindlasti on balansseerumas. Ma näen ka seda, et vikerkaar on väljas. Vikerkaar tähistab sellist suuremat sorti nagu kaitset. Siia kõrval tuleb siis number 8, poti 8 ja ka siis poti 7.
siin on tulemas selline õnnelikum aeg, võib-olla mingit laadi puhkus, mis pakub sellist rõõmu, aga siin on oluline ka usaldada seda sisetunnet ja seda vaistu. Edu tuleb mingis osas ka visadusega ja vajadus võib-olla ikkagi täiesti teine suund võtta või suunda muuta, et välja rabeleda sellest olukorrast. Siin on hetkel natukene sellist ebaausust ja seetõttu võib-olla tuli ka see kaart siin, mis rääkis ka sellistest ausatest vestlustest või südamelt millegi ära rääkimisest, et oluline on see just võtta selline suund, et aus lähenemine ongi kõige aluseks. Siin tahab tulla peale selline värske uus algus mõõkade ässa näol või siis poti ässa näol. Need muutused on hästi sellised jõulised, võib-olla ka spirituaalsed, mis toovad ka sellise justkui võimekuse kasvu. Ja need uued algused on hästi selged ja puhtad. Ja see kaart siin ka tõesti räägib selguse loomisest, suhtlusest. Isegi kui see tundub esialgu terav, see kõik on vajalik selleks, et asjad läheksid ikkagi liikumisse. Et ässad on sellise uue alguse energiaga ja õhuelemendi äss on hästi sellise nagu taaskord sellise jõulise tervikliku energiaga, mis tõstab sellist ka sinu enda sellist võimekust. Võtame siia siis ka minu enda kaardid ehk siis valguseloja sõnumid. Sõrmused tähistavad sellist liitu. Sinu hingepartner ootab sind, sa oled teinud justkui väga palju edusamme. Sa tead, mida sa soovid ning mida sa ihaldad, sinu süda on avatud armastusele. Aga oluline on ka selline andeks andmine mineviku teemadele, justkui selline nagu andestav tagasivaade. Armastus, mis kuulub sulle, jõuab sinuni kõige õigemal ajal, puhastuma energiaväli. Et lase lahti. Natuke kannatus sinu elus sätitakse paika, viimsed pusletükid, tõeline armastus on tegelikult kohal, et jääda. Ja hetkel siit tuleb ka justkui selline jumalik ajastus läbi, et kõik juhtub siis, kui selleks on sobiv ajastus, soodsad võimalused. Et siin on mingisugune karmeline õppetund, mis on veel justkui lõpetamata või vajab nagu korrastamist ja universum teeb selle võimalikuks. Siin oli väljas ju saatuse ratas ja tornikaart, et justkui eluline muutus, mis on kõrgemalt poolt määratud. Ja seda ei saa ette näha või ette tunda, et see peab lihtsalt nii olema. See olukord tuleb anda täiesti justkui Jumala kätesse või usaldadagi universumit ja seda, et oluline on see vabastamine, ausus ja mõistmine, et tõeline armastus peab tulema hästi puhta energiaga. Selleks, et siis nagu seda armastust ka hoida. Nii, ja ma võtan siia ühe holdekaardi. Okay. Selleks on siis muusikakaart. Ma võtan selle kohe üles. Nii. Kuule tähelepanelikult, sest muusika võib peita siinkohal sõnumit. Muusika parandab ka meeleolu, elustab mälestusi ja võlub siinkohal holdjad sinu juurde. Ma tajun selle muusikakaardiga nostalgiat ja nostalgia tulekut nagu tagasi, et mingisugune ilus selline viisijupike või laul toob sulle selle sõnumi ja ta toob ka sulle selle nagu tunde, mida sa tahaksid nagu kogeda. Selle nagu rõõmu, selle rahutunde, selle heaolutunde ja kerguse.
et läbi muusika sa saad praegu kindlasti selliseid ka olulisi allalaadimisi või läbi muusika sa saad ka hetkel justkui sellist tervendust. Et siin oli ikkagi see südame tervendus väga olulisel kohal. Et võtta seda protsessi õnnistusena, võtta seda nagu teekonda sellise tervikuna, et see on osa sinu nagu saatusest või saatuse poolt määratud katsumustest, mis peavadki olema sinu teel selleks, et kogeda midagi veel sügavamat, midagi veel terviklikumat ja veel ausamat. Et väga huvitav on see, et selle ingli valikuga või selle ingliga tulebki ka selline nagu inglilik energia, et kuidagi võib-olla sinus on ka sellist tõesti seda empaatilisust, seda kergust, seda rõõmu, seda tundeküllasust. Siin oli meil karikate kuninganna, emotsionaalselt avatud naisterahvas, kes on vahest ka pisut natukene ennast ohverdav. Et sellepärast ma tahaksingi siin öelda, et sa ei pea justkui liikuma mööda seda kannatuste rada. Sa peaksid nagu mõistma seda, et kas sulle on ette nähtud kogeda midagi kergemalt ja terviklikumalt läbi selle, et sa pidevalt ennast ohverdaksid või ennast nagu kaotaksid mingis küsimuses. Et siin on võib-olla keegi kaotanud ennast suhte küsimuses, teinud järeleandmisi teiste hüvangu heaks ja kuidagi ennast unustanud, kuigi temas on väga palju armastust, mida jagada. Et nüüd tee ruumi millegile imelisele, et seda armastust vastu võtta ja jagada võrdsel kujul. Nii ma tajun. Ja selline tuli siis selle esimese grupi ladumine, et ma loodan, et sa said siit midagi, mis sinu hinge kõnetas. Et see tuli natukene selline kurvema alatooniga, sest siin oli seda hingevalu ja võib-olla ka hingepiina. Ja ma loodan, et see olukord saab tervendust ja sellised universumi kõrgemad jõud, inglid, aldjad, toetajad suunavad sind. Aitäh sulle siis esimene grupp, sina, kes sa valisid selle ingli, kes hoiab neid käsi selles palveasendis. Palves on jõud, usu imedesse. Aitäh sulle. Nii, aga liigume edasi teise valiku juurde. Täna siis teiseks valikuks on siis selline armas külluselement, et element, kellel on siis lont nõndaviisi ülespidi, tähistab siis küllust ja külluse voogu, külluse tulekut kindlasti sinu ellu. Ja esimene kaart, mis siit välja tahab tulla, ongi kaart, mis räägib materiaalsetest väärtustest, selleks on siis müntide 4. See on ka natukene selline kokkuhoidmise kaart või võib-olla mingis osas natukene liiga nagu kitsi olemise kaart, et lihtsalt ma mainin selle ära, et sinu mündid on tegelikult hoitud. Sa ei pea nagu närveerima, siin on need alustalad tegelikult paigas. Siin taamal on selline justkui kinnistu, selline nagu võimas nagu loomise energia, et usalda protsessi, usalda elu, et sa võid panna oma mündi natukene siis nagu julgemalt veerema. Ehk siis jah, müntide 4 räägib kokkuhoidmisest või jah, sellest, et sulle on olulised sinu mündid ja sa tahad tegelikult neid väga hoida. Vaatame, mis siit veel toob. Sul võib olla mingi hirm seoses rahaga hetkel, seoses tööga, sest meil tuleb kõrvuti nii müntide 4 kui siis kuu. Kuu tähistab alateadvuse hirme, tõusu mõõna. See võib ka tähistada selliseid emotsioone, mis võib-olla mingi hetkel sa tunned, et justkui löövad üle pea. Vaatame, mis siit veel tahab läbi tulla, mis on see varjupool, mis sind hetkel praegu tagasi hoiab. Okei, siin tuleb kaart, mis räägib kiiresti muutuvatest energiatest. Hästi huvitav on, et siin on need linnud
ja siin on ka, et kuidagi midagi on juba õhus, midagi hakkab kohe juhtuma, keegi võtab ühendust, keegi liigub sinu suunas. Jah, et see on kiiresti muutuv energia, mis toob kuidagi positiivseid uudiseid sinu poole. Okei. Mis on õhus, mis hakkab muutuma? Et tule 8, mida see kajastab sulle siin? Okei, tule 8 ütleb siin, et siia kõrval tuleb kohe meile tule 4, et siin on 2 rahutuvi. See on sellise heaolu, kvaliteetaja, rõõmu kogemise kaart. See on ka selline nagu abielu kaart, mesinädalate kaart, midagi ilusat tahab su ellu tulla. Midagi, mis on seotud tunnetega, midagi, mis loob sinu sees sellist kergust ja toob ka sulle sellise sisemise rahu. See tuleb ka müntide 9. Müntide 9 ütleb seda, et sa saavutad mingis küsimuses sellise tohutult hea kontakti iseendaga, sellise iseseisvusega ja tõesti sa oskadki ka oma münti teenima panna või midagi teha justkui selliselt hästi iseseisvalt. Võib-olla keegi siin plaanib või mõtleb midagi oma isikliku karjääri osas muuta. Et ümber selle naisterahva on siis selline külluslik aed. Samas see on ka selline üleüldse sellisega küllusliku vallalise energia. Inimene, kes on väga rahul iseenda välimusega, iseenda tegevusega, ilmselt ka oma tööga, oma valikutega, et selline nagu rõõm hetkes elamisest, olemisest. Võib-olla siin tuleb mingis osas ka sellist reisimist, kindlasti nii-öelda rahavoog aktiveerub. Et võib-olla sa oled kuidagi millegi jaoks säästnud ja nüüd sa nagu julged neid sääste nagu mingis osas ka kasutada iseenda hüvanguks või iseenda heaolu hüvanguks. Nii ma tajun. Nii, aga vaatame, mida räägivad siia siis romantika-inglid justkui armastuse koha pealt, et paluks siis soovituskaarti. Vau, sulle tuleb selline kaart, mis räägib kirest või kirglikkusest, et midagi, mis paneb sinu hinge helisema, midagi, mis paneb sinu südame tantsima. Kirglikkus, kirglik selline lähenemine, selline tuline millegi pooldamine, emotsioonid, mis löövad justkui lõkkele. Nii, aga vaatame siia haljakaardi ja siis me võtame mõned oraklikaardid. Oluline on selline partnerlussuhe, mis on kestev. Et hästi oluline nüanss on siin see, et suhte dünaamikas oleks ka lisaks sellisele tohutule kirele ka selline stabiilne, tugev vundament, turvatunne. Et sa oled nagu valmis millegiks, mis on sügavam, millegiks, mis on hästi selline nagu turvaline ja loob sulle ka sellise nagu turvatunde. Võib-olla partner, kes sind toetab igal sammul, ka sinu tööalaste muutuste osas, inimene, kes kuidagi motiveerib sind ja tekibki see tunne, et koos on lihtsam, koos on turvalisem ja julgem justkui. Et vaatame, mida räägivad siia oraklikaardid. Keegi võib olla hetkel eluristeel, valikutes 2 võimalust, justkui 2 ust, mis on hetkel veel suletud. Soovitus, kui sa oled vallaline, julgelt avastadagi uusi maid, minna deitima, kohata võib-olla kedagi uut, sest sinus on hästi palju ka sellist müstilisust või müsteeriat. Sinus on selline
väga salapärane energia. Nii, ma panen kõik need kaardid siia kõrvuti, mis siit praegu välja tahtsid tulla. Oluline on ka see tõde või tõe välja selgitamine, et siin võib-olla on olnud mingit laadi salatsemist või saladusi sinu ees. Nüüd on tulemas siis tõde. Siin võib olla ka seotud muusika või muusikapalad, midagi, mis on seotud võib-olla ühiste meenustustega, harmooniaga. Oluline on selline muusika kohalolu ja intuitsiooni tajumine, ka kaardi videod või kaardi lugemised võivad olla siin hetkel väga sügava tähendusega. Siin on selline müstiku energia, siin on selline salapärane energia, mis on seotud siis intuitsiooniga, tajudega ja sellise iseenda tõega. Võib-olla siin on keegi, kes mängib ka kitarri või armastab justkui tegeleda muusikaga või luua ise muusikat või mingit meloodiat, et võtta see, mis õige tundub. Samas siin on justkui keegi, kes on hästi sügav, hea taju ja võib-olla tegeleb mingit laadi siis ennustustega või siis jah, sellise nagu intuitiivse tegevusega, mis ei pea siis ilmtingimata just olema siis tarokaartidega seotud, vaid üleüldse, mis on seotud siis intuitsiooni ning taju kuulamisega. Ma võtan siia juurde täiendavaid sõnumeid. Vaatame, mida soovitavad sulle siia siis väikese ingli kaardid lähituleviku osas. Et kui see hetkeolukord praegu siin peegeldab sulle seda, siis on oluline selline tõesti see sõltumatus ja sinu küpsus, ehk siis siin tuleb ka hetkel see tulekuninganna, järelevi ambu tähemärk läbi. Oluline on selline seista sirge seljaga, ollagi julge, pealehakkaja, enesekindel ja sind soosib edu. Ehk siis taaskord see müntide 4 ehk siis ruutu 4, tasane kasv, mis loob sulle edu. Parimad ajad ootavad ees, mingi vana tsükkel siin saab läbi, justkui mingi uks on sulgunud, ära torma selles osas. Et sa pead nagu aktsepteerima, kui siin on vajalik mingisugune olukord lõpule viia või lõpetada. Siin tuleb tervendus, plaanide elluviimise eelperiood, ideede küpsemise aeg, uued algused. Ja tuleb ka armastuses uus algus, armastusnaudingut, mis pakub sulle külluslikku tasu. Võib-olla ka punased roosid on olulised. Milline roosiõis sina ise oled? Mõtisklesin sellele, et luua sellist positiivset energiat enda elus just armastuse koha pealt, et armastusest tahab tulla ilus, uus algus, mis on selline puhas, värske ning imeline. Ja ma võtaksin siia juurde ka soovitused siis iseenda kaardipakist ehk siis valguselooja sõnumid. Siin on valge ratsu, mis tähistab edasiliikumist. Sinu unistused täituvad peagi, inglite soovid laseksid vabaks ja laseksid kergusega vabaks, sest tõeline armastus voolab vabalt ja tingimusteta. Usalda seda, et sinu ellu tahab tulla selline armastus, mis on vabas voolamises. Peaingel Rahval on sinuga, armastus kannab sind, kui hoolid ja tervendad end ja ka teisi oma teekonnal, võib-olla teed midagi oma kätega. Kirga lahkust ja armastust justkui välja enda seest. Ümber südame on selline kaitsemull, peaingel Rahval on tervenduse ingel. Tasakaal. Võta vastu ka teadlik otsus, mida sa soovid. Järgne samm luues selge visioon läbi selliste puhaste mõtete, sest sinu mõtted loovad sinu reaalsuse.
nii, paneme selle õiget pidi. Kaart, mis räägib kodust või enda siis kodukeskkonnast, armasta oma kodu külluslikkust, loo puhtust enda ümber, see aktiveerib sinu elus ka armastuse külluse voo. pane lilled vaasi, ma ei tea, korista, tee korrektiive, võta tolmu, korista kappe. kui sul on see energia nagu selline puhas ümber sinu kodu, on selline justkui ka selline kaitsemull, ma tajun, et sa oskad nagu aktiveerida seda külluse voogu läbi selle, et sa kõigepealt lood selle puhtuse oma energia väljas, oma kodukeskkonnas, end ümbritsevas nagu situatsioonis, et koduenergia oleks selline kodune. Võib-olla siin on midagi, mis vajab korrektiive selles osas, et sa tunneksid ennast koduselt või väga selliselt turvaliselt oma kodus. Ja vaatame siia siis ühe ka haljakaardi. Sõprus või sõprade ustavus on tähtis. Haljad ja inimesed vajavad ka sõpru. Nüüd on aeg üles otsida need, kes sind tõesti toetavad, julgustavad ka sind sinu unistuste täideviimise osas. Võib-olla siis sinu sõbrannad või lähedased, keegi, kes on väga südamlik, tahab sind aidata. Et siin on selline sõbralik toetus ja ka inglite toetus või siis tõesti nagu teejuhtide, haljate kohalolu. Et kus sa saad seda toetust rohkem, ka spirituaalsest maailmast või sellisest maisest maailmast, et hetkel nagu on nagu soov sind toetada erinevatel justkui jõududel, et elu sätib nagu sind sellistesse olukordadesse, mis loovad sulle parema platvormi või võimaluse just läbi nende inimeste ja just läbi sinu sõprade, nii ma tajun. Nii, et selline tuli siis teise grupi ladumine, et ma loodan, et sa siit said kasulikke märksõnu, võtmesõnu, et ma näen seda, et sinu küllusevoog kindlasti aktiveerub, sinu ellu tuleb ka palju sellist uut värsket energiat, kirge, rõõmu, turvalisust, sa saavutad sellise parema enesekindluse, armastus tahab tulla uus algus, kuid mingi vana tsükkel siin tahab läbi saada, et sa pead ka justkui ruumi tegema sellele uuele, selleks, et midagi uut saaks tulla, peab justkui see vana lõplikult hääbuma. Selline sõnum tahab ka siit läbi tulla. Kasuta siinkohal tõesti oma intuitsiooni, oma tajusid, kuulama südame häält, et sinus elab ka selline müstik või võib-olla kellelgi on ka selline šamaanilikud oskused, et väga selline põnev kaardiladumine tuli, mis räägib ka intuitsioonist ning selle tajude teravnemisest ning sinu oskustest selles valdkonnas. Nii ma tajun. Soovin sulle siis kõike kaunist ja kohtume siis juba järgmistes videodes. Aitäh kõigile, kõike head!